Tšau! Minu nimi on Maris Tammet, kes veel seda ei teadnud ja mul on hea meel, et sa oled jõudnud siia. Ka kõigil teistel, kes on uuesti siia minu videoteni jõudnud, minuni jõudnud, täiega lahe. Aga kui sa veel ei tea või on meelest ära läinud, siis palun hakka sügavalt hingama nina kaudu sisse, nii et õhk läheks kõhtu, õlad jäävad paigale ja suu kaudu välja hingates, siis kõht läheb sisse ilusti. See on hästi oluline osa kogu sellest, mida ma sulle räägin, sellest kuulamisest, et sa oleksid kohal, üks asi, ja et protsess juba toimiks, et sa saaksid sellest videost maksimumkasu. Ja see on ülilahe, kui sa võtad maksimumi igast oma elu hetkest. Ja praegu on see sul võimalus. Nii et kasuta sügav hingamist ja aita juba praegu enda elu paremaks muuta. Aga lähme tänase teema juurde, mida ma tahan teile täiega jagada. See on nii lahe. Kui palju sa kasutad oma elus to-do liste või nimekirju selle kohta, mida ma pean ära tegema, mida ma pean ära tegema? Kui tihti me paneme sinna kirja kõik need asjad, mida meil on vaja teha. Mul on vaja koristada, mul on vaja poes käia, mul on vaja seda, kolmandat. Ja enamus nendest on see, et me tunneme, et ma pean neid tegema. Kas me päriselt peame neid kõiki tegema? Me ei pea. Me ei pea tegema mitte midagi. Me ise loome endale selle kohustuse, et me peame seda tegema. Ma pean sellest nimekirjast need kõik asjad ära tegema. Ja esimesel võimalusel kõik on olulised. Muidu tulekahjud ju on vaja kõik ära kustutada. Need on ju kõik tulekahjud. No ma ei saa, kui maja on koristamata, siis ma ei saa mitte midagi teha. Kui mu töölaud on koristamata, siis ma ei saa tööd teha. Kas see on tulekahju? Või lihtsalt me üritame tulekahju kustutada. Hästi hea näide tulekahjude kustutamine on puhtalt tegelikult see, et me saboteerime oma reaalset tõelist soovi, mida me soovime. Sest me ei tunne turvaliselt sellega. Hästi hea näide. Ettevõtlus. See on hästi hea populaarne teema, on ja ma soovin ettevõtet luua või ma soovin oma teenust või toodet pakkuma hakata läbi oma ettevõtte. Tahan palga töölt ära tulla ja nii edasi. Ja selleks, et ma seda teha saaksin, siis me loome omale nimekirja, mida kõike on vaja teha. Küll mul on vaja ettevõtte registreerida. Küll mul on vaja see teenus või toode valmis teha. Mul on veel vaja õppida meeletult, et muidu ma ei ole ju professionaal, kuidas ma saan raha küsida selle eest. Siis mul on vaja raamatupidamist osata või siis leida inimene, kes oskab raamatupidamist teha. Siis mul on vaja sotsiaalmeedias postitada, reklaamida oma teenuseid, tooteid, olgu see siis postitused, reelsid, storid, mis iganes asjad on ju. Siis ma pean blogipostitusi tegema, ma pean podcast'e tegema, ma pean kõike tegema. Ja enne, kui ma saan üldse oma ettevõtte loodud, on mul vaja kõik need asjad enne ära teha ja siis ma saan endale ettevõtte luua. Ja veel enne seda mul on vaja see kirjutuslaud ka korda teha, et ma saaksin seal kirjutuslaua peal hakata üldse midagi tegema. Ja tead, mis on? Enne seda veel ma tahaks süüa ka, et mul on kõht tühi, ma lähen söön. Nii. Jah, lähme sööme kõhu täis, on ja. Tead, ma olen nii väsinud. Ma lähen magan ka, et ma olen suhteliselt väsinud. Ma ei jaksa selle väsinud peaga mitte midagi teha. Ja niimoodi me ketrame seda edasi ja edasi. Miks? Sest kõik need asjad, mis ma tegelikult ette lõin, jätame need 2 viimast nagu välja, aga põhimõtteliselt ka need, söömine ja magamine ja nii edasi, need on tegelikult meie enda sabotaasid, et mitte täita oma soovi, mida me tahame, oma ettevõtte luua.
pakkuda siis seda toodet või teenust läbi oma ettevõtte. Ja kuna me kardame seda teha, siis meil on hirm meie sees, meie närvisüsteem on erroris, see on eluohtlik on ju, aga meie närvisüsteem tunnetab, et see on ohtlik, et me võime surma saada, päriselt see tõde ei ole, aga lihtsalt meie närvisüsteem annab siis meile signaali ja läbi selle signaali hakkab siis kõik meie uskumused tööle, et see on ohtlik. Ja meie väikesed minad meie sees või siis need emotsioonid, ükskõik kuidas keegi tahab kutsuda. Närvid ja nii edasi, ma ei tea, koodid, siis molekulid, kohed, mis iganes versioonis sa nimetada tahad, sellel ei ole absoluutselt tähtsust. Sinu sees läheb häire tööle, see on ohtlik. Nüüd teeme kõik selleks, et me sinnani ei jõuaks. Loome 1000 erinevat tulekahju, mis on vaja enne ära teha, et me sinna jõuaks. Need tulekahjud, siis kõik need tegevused to-do listist on ja, mida ma pean kindlasti tegema enne, on puhtalt meie enda välja mõeldud asjad. Selleks, et see soov, mida me väga soovime, aga meie kehale annab signaali, et see on eluohtlik, see on hirmutav, see on ohtlik, issand, mis siis kõik veel juhtuda võib. Selle tulemusel hakkame me looma ise oma ellu siis takistusi. Kõik need, mis me to-do listi üles paneme, kõik need tegevused on ja, siis lisaks meil läheb arvuti katki, kui meil on vaja arvuti kaudu teha näiteks mingit toodet või teenust või ettevõtte, ma ei tea, kodulehte, siis kas internet ei tööta, vool läheb ära, arvuti läheb katki, lõpetab koostöö tegemise, näiteks minu isiklik see oli, et mul läks aku paiste läpakal ja ma ostsin uue läpaka ja mu uus läpakas ei tahtnud ka toimida. Tänaseks me oleme koostööd saanud, sellepärast, et ma ei tunne enam ohtu. Ma tunnen ennast sisemiselt turvaliselt, mu närvisüsteem on rahunenud, see ei ole eluohtlik, mida ma teen. Minuga ei saa mitte midagi juhtuda. Ja ma olen vähendanud oma to-do listist neid tulekahjusid, mis on vaja kõik enne ära teha selleks, et üldse midagi teha. Täpselt samamoodi see video, mis ma praegu teen, oli täpselt sama teema, et mul on vaja enne, ma ei tea, laps ära toita, mul on enne vaja laps tuttu panna, mul on vaja enne juuksed ära kammida, siis leida omale ilus valgusega koht, siis ma ei tea, taust võiks normaalne olla, riided võiks ilusti ära vahetada, olla nagu esinduslik ja nii edasi. Need on kõik täpselt samamoodi siis tulekahjud, mis me loome iseendale, et ma pean need enne ära tegema, enne kui ma saan seda videot üldse tegema hakata. Ja siis ma võiks teada ka, millest ma üldse räägin seal, mis see teema üldse võiks olla täna. Nii, ja kõik see on sabotaaž. Minu enda sabotaaž, sest ma ei tunne ennast turvaliselt, kui ma selle video siis avalikustan. Täpselt sellisel kujul, nagu ta praegu on, kus mul ei ole juuksed kammitud, siis samamoodi mul laps magab süles. Mul riided ei ole fancy'd, viisakad, valgus selle videol on ka nagu ta on ja see on täiesti okei. Tänaseks ma olengi aru saanud sellest, või nagu minu närvisüsteem tunneb ennast nii turvaliselt, et ma võin olla autentne ja nähtav täpselt selles autentsuses, nagu ma olen. Täpselt sellisel, nagu ma olen. Täpselt seda jagades, mida ma jagan. Täpselt sellisel kujul, nagu see tuleb. Ja tänu sellele kadusid mul ära need tulekahjud, mis ma pean enne ära tegema, et ma seda videot saaksin üldse lindistada. Sest
Muidu enne video lindistamist ma räägin, mul oli pikk nimekiri, mis on vaja enne ära teha, selleks, et saaks üldse panna lindistama. Ja kuna ma ei tundnud ennast absoluutselt turvalisena, ma kartsin olla nähtav eriti autentsena, iseendana, siis ma alustasin videosid nagu 1000 korda uuesti ja selle peale läks juba aega nii palju, et mul laps jõudis uuesti üles ärgata või ma ise jõudsin nii nagu ära väsida või valgus kadus ära või keegi tuli segama või keegi tuli koju või mis iganes need asjad olid. Tekkisid segavad faktorid, mille tõttu mul jäigi see asi tegemata. Ja see segavad faktorid on nii-öelda need tulekahjud samamoodi, mis tundusid mulle, et ma ei saa siis teha. Poja norskab praegu süles ja see on täiesti okei. Ma kindlasti te kuulete seda siin videos ja see on täiesti okei. Vanasti ma oleks kustutanud selle video ära ja siis üritanud uuesti. Tänasel päeval see on lihtsalt teatud määral mõttetu ajaraisk, aga kuna meie närvisüsteem ei tunne ennast turvaliselt ja siis me loomegi neid tulekahjusid, mida on vaja kogu aeg kustutada. Täpselt samamoodi selle ettevõtte loomise puhul, et sa lood sinna nii palju asju, mida sa pead enne tegema, enne kui sa ettevõtte saad loova. Mis on täiesti meie enda sisemiste laste loodud, sellepärast, et me ei tunne ennast turvaliselt, me kardame seda, mis juhtub siis, kui see kõik õnnestub. Mis juhtub siis, kui su ettevõte läheb päriselt käima? Mis juhtub siis, kui see video nüüd läheb ülemaailmselt tuntuks? Inimesed hakkavad nägema mind, inimesed hakkavad minust rääkima. Mis siis juhtub? Ja minu närvisüsteem teab, et mitte midagi ei juhtu. Mitte midagi katastroofilist ei juhtu. Ma ei sure sellest ära. Ma ainult võidan sellest. Ja mitte ainult mina, vaid kõik need, kes seda kuulavad ja mõistavad seda, et meie sees, kui me ei tunne turvaliselt, me tunneme mingit hirmu, isegi kui me ei taha seda näha või tunnistada, meie närvisüsteem tunnetab seda. See hirm jookseb meie kehas ringi ja läbi selle hirmu tunde meie sees me hakkame saboteerima iseennast. Me hakkame looma igasuguseid asju. Võtame väga hea näite. Ma tahan tatoveerimis või nagu vahet ei ole. Võtame sellise, mis on nagu hästi selline kõigile tuntav asi. Ma tahan omale autot osta. Ma tahan täpselt sellist autot omale osta. Ja ma hakkan raha koguma selle jaoks. Nii ma kogun raha selle jaoks. Ja millegipärast kogu aeg juhtub midagi, et ma pean sellest kogutud rahast võtma raha ära millegi muu jaoks. Ma ei tea, pesumasin läheb katki, siis ma ei tea, arstikulud tekkisid ja nii edasi. Kui tuttav tunne see on? Kui tuttav on see tunne? Et midagi juhtub ja ma ei saagi oma soovile lähedale. Kõik need to-do listi nimekiri on täpselt samamoodi need tulekahjud, täpselt samamoodi pesumasin läks katki tulekahju. Ma pean ära kustutama selle, ehk ostma uue pesumasina või siis parandama selle, mis võtab raha. Ja kus ma selle raha võtan? Autofondist, sest mujalt mul võtta näiteks ei ole. Sõltub inimestest, aga räägime nüüd praeguses seisus just nendest tulekahjudest, mida me kogu aeg siis üritame kustutada oma to-do listist. Et mul on vaja see ära teha enne, kui ma saan seda teha. Ja tavaliselt kõik, mis jääb to-do listis lõppu või nimekirjades, vahet ei ole, kuidas sa seda nimetad. See võib ka sinu mõttes olla, et ma tahaksin seda, ma tahan seda autot, aga enne kui ma saan selle auto osta,
oleks mul vaja ära remontida siis see kraanikauss, pesumasin ja ma ei tea, osta endale viisakas kleit pulma minekuks. Need on kõik näited lihtsalt. Lihtsalt tulid lambi näited, on ja need, mis ma sulle 3 tükki ette lugesin, mida on vaja teha, on tulekahjud, need on loodud selleks, et sest ma kardan osta seda uut autot. Mis siis, kui ma saangi selle uue auto? Ma ei tunne ennast turvaliselt. Teate miks? Äkki keegi võtab selle auto käest ära. Äkki juhtub selle autoga midagi. Äkki ma ei suuda maksta selle auto eest. Äkki käib avarii. Äkki. Mis seal veel kõik võib tulla? Aga mis siis, kui see kõik äkki, mis võib juhtuda, tuleb sellest, et ma ei tunne turvaliselt, et ma selle auto saan. Minu närvisüsteem ütleb, et see auto on ohtlik, see on eluohtlik mulle ja me peame kõik selleks tegema. Kõik tulekahjud looma, kõik takistused, sabotaaži ja absoluutselt kõik asjad selleks, et seda ei juhtuks. Sest kui see juhtub, siis teate mis? Minu närvisüsteem arvab siis, et me saame surma. Tead, saan selle uhke auto ja ei jõua sissegi istuda, kui juba surnud olen. See on siis närvisüsteem, kes kardab, kui see soov täitub. Või et ma saangi selle auto ja mida siis teised arvavad must? Issand jumal, nad arvavad, et ma olen mingi rikkur või issand, ma olen nüüd üle käte läinud või ma mingi uhkustan siin. Täpselt samamoodi, ma ei tunne ennast turvaliselt, sest ma kardan, et ma saan kriitika osaliseks. Et ma ostsin omale uue auto. Neid põhjuseid, miks sinu närvisüsteem tunneb hirmu, ohtu, on palju. Ja kus me oleme need kogunud? Väiksest saadik, beebist saadik, sest me oleme kogenud seda läbi keskkonna. Näiteks ongi hästi siis soovidega seotult. Tunneme me pidevalt ohtu, et meilt võetakse see ära. Et kui me saamegi, et meie soov täitubki, siis me jääme sellest ilma. See pettumus. Te kindlasti mäletate lapsena seda, et sa tegid ka mingeid asju. Näiteks oligi, et ma ei tea, koristasid toa ära. See on lihtsalt mingi näide, on. Et koristasid toa ära ja ema-isa tulid, kinkisid sulle selle eest mingi auto või nuku või mis iganes. Isegi ei pidanud selle eest olema, sa võisid lihtsalt saada. Kingiks omale siis nuku või auto. Ja siis sinu vanem õde, vend, tuli võttis selle käest ära. Mis siis juhtus? Eriti, kui sa seda nukku ja autot tahtsid. Oli kaua aega tahtnud, et see oleks sinu. Ja sa said juba, su soov täitus ja siis tuli su vanem õde, vend ja võttis selle käest ära. Mis juhtus? Sa pettusid, sa said haiget ja sinu närvisüsteem, see tähendab kõigi, mitte ainult konkreetselt sinu, aga kõigi inimeste närvisüsteem sellises olukorras lapsena, räägime lapsest, talletab, et see on eluohtlik. Ma võin ilma jääda ja siis ma tunnen kurbust. Ja ma ei taha seda enam tunda. See oli valus. Ja siis me loome reaktsiooni, et see on ohtlik. Meie soovid ei tohi täituda enam, sellepärast, et kui need täituvad, siis keegi võtab selle käest ära või lõhub selle ära. Või näiteks selle nuku ja autoga seotud, said selle, kaua aega tahtsid, vanemad ostsid sulle ja siis sa said mingi pahandusega hakkama. Või ei tahtnud magama minna või mis iganes. Ja nad võtsid selle käest ära. Täpselt sama efekt, närvisüsteem, ohtlik, selge, sellist asja me enam kogeda ei taha. Nii et parem ärme üldse soovi midagi.
või teeme kõik selleks, et soovid ei täituks, sest me muidu peame ikkagi soovidest pettuma. Ja täpselt sama situatsioon tuleb siis täiskasvanu eas. Ma tahan osta uut autot. Aga kui meil väike, siis see auto võeti käest ära. See nukk võeti käest ära. Järelikult parem on, kui ma seda uut autot ei saa, sest siis ei ole võimalus seda mult käest ära võtta. Ehk siis ma tunnen ennast ohutuna, ma ei tunne ohtu, ma tunnen ennast turvaliselt. Kui mul seda ei ole, sest ma tunnen koheselt ohtu, kui mul see on, sest keegi saab selle käest ära võtta. Ja täpselt samamoodi kõik need to-do listi nimekiri, mis ma panen selleks, et seda autot saada, et see soov täituks, ma ei tea, kogun iga kuu, panen kõrvale 2 tonni selleks, et aasta lõpuks osta siis see auto. See on täiesti suvelised numbrid, suveline näide on ja. Siis iga kuu juhtub midagi. Või on see, et ma olen peaaegu seal. Mul on peaaegu see summa koos. See ideaalne auto ootab mind. Ja mis juhtub? Viimasel hetkel pean ma selle summa või pool sellest summast kuskile mujale panema. Sest mingi tulekahju tekkis. Kes selle tulekahju lõi? Mina ise, sest ma ei tundnud ikkagi turvalisena iseennast, et omada seda autot. Sest äkki see auto võetakse ära. Mis juhtub siis, kui keegi kritiseerib ja näeb mind? Mida teised arvavad, kui mul on siuke auto? Äkki nad arvavad, et mul on uhkeks läinud. Äkki mul on mingi ego siis või mis iganes asi sealt hakkab tulema. Meie sisemine sabotöör siis tekitab selle. Loob olukorrad ehk need tulekahjud, et mida on vaja enne teha selleks, et sinu soovid täituks. Ja kui me päriselt loome selle to-do listi, siis tasuks vaadata see to-do list üle, mida me peame tegema ja mis neist tegelikult on tulekahjud, mis ei ole olulised. Ettevõtte sa tänasel päeval võid luua igal ajahetkel. Sul ei pea olema olemas siis, ma ei tea, mida iganes, toodet, teenust, siis pangakontot, kodulehte, mis iganes. Sul ei pea seda olemas olema selleks, et registreerida omale ettevõtte. Või vastupidi. Teoreetiliselt sa võid hakata seda toodet looma juba praegu. Enne kui sul on ettevõte registreeritud. Aga millegipärast meie sisemised, nagu pisikesed meied siis annavad meile teada, et me peaks ikkagi tegema sellega enne ära ja tollega ära tegema. Ja siis, kuule, tegelikult, mul tuli üldse uus mõte, et äkki me teeks üldse hoopis täiesti totaalselt teist asja. Et võtame näiteks, et sa tahad mingit toodet teha, tahaksid küünlaid müüma hakata. Sul on kõik vahendid ostetud, sul on kõik asjad saadud nagu, sa isegi võib-olla tegid neid. Ja siis on nagu viimasel hetkel, enne kui sa päriselt müüma hakkad neid, siis tuleb nagu, aga kuule, äkki hakkaks hoopis müüma pannkooke. Mõeldud tehtud ja siis järjekordselt, kuna sa tundsid ohtu, et müüa oma toodet või seda muutust, mis selle toote müügiga saab olema sinu elus, siis sa lõid omale uue siis to-do listi, uue tulekahju, mida kustutada, mida hakata tegema nullist. Ja siis sa teed selle samamoodi nullist nii kaugel ära. Ja viimasel hetkel, kuule, teeks hoopis midagi muud. Ja täpselt sellised asjad on need, mis tegelikult ei lase meil jõuda päriselt selleni, mida me tahame. Ja see tuleb puhtalt sellest, et sinu sees on peidus
siis hirm, sest sinu närvisüsteem tunneb ohtu, et see soovi täitumine toob mingi ohu. See on sinu jaoks ohtlik, olgu see siis see, et sa pettud pärast selles, sult võetakse see käest ära, nagu see on sinu arvamus siis sinu sees vanast ajast, mis sa kogesid. Või mõni muu variant sellest kõigest. Ja kõik need siuksed asjad loovadki tegelikult neid tulekahjusid igapäevaelus, mida me peame kõike tegema ja lahendama. Enne seda, kui ma saan tegeleda päriselt sellega, mida ma tahan teha. Ja see on üks suurimaid valesid, mida me korrutame iseendale. Sest kõik saab alguse sinust endast ja nii kaua, kuni sina ei tunne ennast turvaliselt, et sinu soov täituks. Nii kaua see ei täitugi, nii kaua sa kustutadki oma tulekahjusid ainult uuesti ja lood neid to-do liste miljoneid. Sul võib olla seal must miljon to-do listi, kõik on vaja ära teha, kõik on tähtis, aga mitte kuskile ei jõua. Sest sa paned sinna kirja tulekahjud ja valid välja need, mis tegelikult sind kaugemale väga ei vii. Mis teatud määral tundub, et aitavad sind edasi, aga tegelikult ei aita sind sinna, kuhu sina tahad jõuda. Täpselt samamoodi ma pean selle kirjutuslaua enne ära koristama, enne kui ma saan midagi tegema hakata. Sa ei pea, sa võid põrandal ka teha seda asja. Tegelikkuses sa võid seda põrandal teha, sa võid seda diivanil minna teha. Ükskõik kus, täpselt samamoodi selle videoga. Ma võin seda ükskõik kus teha, õues, ma võin seda vetsus, vannitoas teha, mida iganes. Et sa või neid asju teha ka mujal. Sa ei pea selleks midagi koristama või ma ei tea, juukseid kammima või meiki tegema või riideid vahetama või mis iganes me nagu endale loome sinna to-do listi, mis me kõik enne peame ära tegema. Need on lihtsalt tulekahjud, mis me sinna kirja paneme selleks, et vältida oma soovide tegelikku siis täitumist. Nendesse siis, ma ei ütle, et kõik nimekirjad on nüüd no go on ju, aga lihtsalt pane tähele oma nimekirjas, oma to-do listides, kui sa oledki pannud konkreetse soovi, ma ei tea, tahan ettevõtte luua, on ju, et sa oled selle to-do listi pannud, loon ettevõtte, siis pane tähele, mitu korda sa hüppad igale poole mujale tegevustesse nendes to-do listides või nimekirjades. Kui palju kordi oled sa kirjutanud to-do listi ja sellest to-do listist see, mida sa päriselt soovid kogu südames tegelikult, kogu aeg ketrad ja mõtled selle peale, et ma tahaks, et mul oleks see ettevõte, ma tahaks seda luua, see on nii põnev ja see on nii huvitav. Kui palju sa seda osa kogu aeg tõstad edasi oma to-do listist või nimekirjast? See võib ka sinu peas olev nimekiri olla. See peab paberile kirjutatud olema. Kui tihti sa liigutad seda kogu aeg ühest nimekirjast teise? Sellepärast, et kõik teised asjad, need tulekahjud on ju, on tähtsamad ja olulisemad. Vähemalt nii öeldes tähtsamad ja olulisemad. Sest tegelikkuses väga paljud asjad muutuvad tähtsusetuks hetkel, kui sa päriselt teed neid samme, mis sinu soovi jaoks mõeldud on. Kui sa tunned ennast turvaliselt, sinu närvisüsteem on täiesti rahulik ja valmis selleks kõigeks, tunneb ennast nagu 100% turvalisena ja teeb need sammud, siis kõik need ülejäänud tulekahjud, need vaibuvad iseenesest, ilma et sa peaksid nagu midagi ekstra selleks tegema. Nii et
vaata oma to-do listid või nimekirjad üle, olgu see siis mõistuses või arvutis või paberil või kus iganes sul need kirjas on. Vaata need üle. Ja pane tähele, kui tihti sa valid tulekahju kustutamise. Nii, et sa ei jõua tegelikkuses oma soovideni, sest sa ei vali neid tegevusi, mis on sinu soovidega või kooskõlas. Ja kui sa oled valmis päriselt oma soove täitma, siis vaata endasse, kus on päriselt need hirmud peidus. Miks sinu närvisüsteem ei tunne ennast turvalisena, et sinu soovid täituks, sinu tõelised soovid täituks. Olge tublid, võite minuga ühendust võtta ja te olete nii armsad, nunnud ja palju-palju armastust teile kõigile ning palju julgust vaadata iseendasse, sest ma tean, see on üks keeruline samm, eriti kui sa teed seda esmakordselt, siis see tundub hirmutav, et vaadata, mida ma kardan, sest tunnistada, et sa midagi kardad, on ju meie ühiskonnas no-go. Tegelikkuses see on üks tugevamaid asju, mida sa siin elus suudad teha. Tunnistada, et sa kardad midagi. Ja päriselt vaadata, mis see on ja tuua see nähtavale ning lahustada, et sinu närvisüsteem ja terve sinu keha töötaks koos sinuga sinu soovi poole, mitte vastu sinu soovi. Olge tublid. Tšauki!